Ahoi sõbrad, mul on väga hea meel, et sa oled jälle tulnud minu kanalile siia uut videot vaatama. Et kui sa oled siin uus, siis kindlasti vaata kõik vanemad videod enne ära. Saad lähemalt minuga tuttavaks ja kes sa oled juba siin pikemat aega jälginud, siis mõtlesime kaasaga, et me oleme küllalt seal korteris juba jantinud, suvemajas ka, aga me ei ole kordagi kahekesi käinud telkimas ega kuskil. Seega me tulimegi siia minu salajärve äärde, kus mul meeldib aega veeta ja otsustasime, et jääme siia ööseks. Paneme tipitelgi püsti, siis seame endal selle elukese siin sisse. Lisaks mul on palju uut huvitavat, mul on erinevaid pakke saadetud. Lisaks ostsin ära uue paadi, seda tänu teie abile ja siis järjest hakkamegi neid asju siin vaatama. Ja plaan oligi, et tuleme kaasaga siia, paneme tipitelgi püsti, teeme süüa, paneme paadi valmis ja lihtsalt veedame mõnusalt aega, et õhtul teeme lõket ja ajame juttu ja plaan on siis hommikul vara juba järve peale paadiga minna, et kalaga püüda. Nii et ma usun, nüüd tuleb üks väga mõnus õhtupoolik. Homne hommikune osa tuleb kindlasti vägev ja ega midagi, haara süüa juua, säti ennast mõnusalt siia teleka, telefoni või arvuti ette, kus iganes sa seda vaatad ja hakkame siis koos seiklema. Ma pean midagi teile üles tunnistama, sõbrad. Tundub, et viimane kord olin natukene lohakas ja panin suure kasjaki maha. Aga telk iseenesest on püsti, aga mis juhtus on see, et ma ei kuivatanud eelmine kord korralikult ära ja ta on sees selline niiske ja veidi kopitamise lõhnaga. Aga praegu on väljas nii kuum ilm, et higi voolab ja kõik, nii et küll ta siin ära kuivab. Ja õpetuseks mulle, et alati tuleb ilusti üle kontrollida, et viimane kord, kui sai ta sinna kotti pandud, tundus, et on kuiv, aga võt, ei olnud ta midagi. Nii, aga sätime magamisasjaka siia sisse. Teeme prouale asja natukene mugavamaks ka, kuna tema ikkagi on meil siin titahotel ja tal on natukene mugavamat vaja, siis tema saab täna voodi endale, et ma ise lähen maha magama. Muidu tavaliselt on see, et kodus on voodi mina endale ja siis tema võtab diivani. Okei, nali naljaks. Aga jah, ma ise panen endale, ma arvan, sinna mingi telkmantli panen alla ja ma arvan õhkmadrats ja rohkem polegi vaja, väljas on nii soe ka, et tõmban mingi pleedi või fliisi lihtsalt peale ja eks pärast vaatame. Majutus püsti, sealpool on siis preili asjad ja siin kõrval on siis minu. Ma võtsin lihtsalt õhkmadratsi, padi ja fliis. Mis sina arvad enda omast? Väga mugav tundub. Arvad, et jääd siin ellu? Ma arvan ikka. Kuna proua preili ei ole eriline telkija, siis vaatame, mis ta hommikul sellest arvab. Aga mina ütleks küll, et väga mugav. Anja? Jah. Enne kui hakkame lõket tegema, panime siia ära laua, toolid, toidu tegemise asjad juba ootavad. Telk on ka valmis. Aga kui te mäletate, siis mingi hetk ma siin palusin teilt abi ja abidega mulle osutasite, et olen väga tänulik kõigile, kes ostsid seda fännikraami. Tänu teie abile saime väga suure summa kokku, aga lisaks tahan siis tänada veel Steverit, Matit, Eerot ja Vellot, kes siis ka tegid omapoolse panuse ja nagu ma lubasin, et kuhu see panus läheb, kõik läheb kanali arengusse ja et saaks teile veel rohkem asju teha, siis sai tellitud endale paat. Et siin vaatasin mitut ja lõpuks siis küsisin Alvarilt ka natukene arvamust, et mida võiks võtta ja otsustasin siis. Võtsime sellise asja nagu Harbo PT260. Tegu on siis Leedu toodanguga. Mis mulle meeldis on see, et siin on kõva põhi ja ahtripeegel on ka, et saab erinevaid mootoreid siia panna. Nii et haarame selle pakist välja ja asetame ta siia maha. Sätin juba paadiga valmis, et saaks hommikul julgelt peale minna. Hakkame siis vaatama, mis siin kastis on. Aerud on olemas. Jalgpump. See on paranduskomplekt. Jep. Nii. Siin juba näen, et tegu on
ma arvan, et see on istmeplaadid vineerist, päris tugev. Ja siin koti sees siis peaks kõik ülejäänud olema, kui selle siit kätte saaks. Kaalub terve tonni. Lisaks siin on siis mingid dokumendid. Ja veel. Need on istmeplaadid vist. Ja need on siis põhja. No selge. Tõstame selle kasti praegu siia eemale. Ja hakkame seda paketti siis kokku panema. Paat käes. Nii. Noh, tundub täitsa paras siukse, ma arvan 2 inimesele küll ja veel. Ega midagi, hakkame pumpama ja vaikselt tutvun selle asjaga siit. Ma nüüd kindel ei ole, aga minu arust on see, et kõigepealt paned ühe poole natuke täis ja siis paned teise poole. No paat on küll minu arust uhke selles mõttes, et täpselt parased kahekesi minna. Vineerist need põhjad ka on, saab püsti seista, saab istuda. Mootor tuleb, siis ongi täpselt paras siin. Annan mootoriga vunki juurde. Ma arvan, et väga hea ost oli. Et paat ise on pärit siis Kaup24. Ja kuna mul on see VIP-programm ka seal, et kui oled mingi teatud raha eest tellinud, siis saad selle nende nii-öelda VIP-staatuse, et siis on kõik asjad poole odavamad ka, et muidu selle paadi hind näitas 890 vist või. Ja mina sain selle siis 460 euroga. Et ma arvan, on hästi saadud. Vot, lisaks, enne kui ma isegi selle paadiplaani välja õikasin, kirjutas mulle selline vaataja nagu Vaido, kes saatis mulle ankru, et tuleviku seemneks. No võt. Öeldakse, et mõtetel on suur jõud, nii et kui sa midagi mõtled, et tol hetkel ma juba mõtlesin paadist ja kusjuures siis see oli täpselt see aeg, kui me olime paadiga seal Jõksi järvel kalal koos sõpradega, siis just Vaido kirjutas ja siis ma mõtlesin, et just mõtlesin kalal olles, et peab oma paadi ostma ja mees kirjutab mulle, saadab mulle ankru. No võt, tuleb ikkagi suurelt mõelda ja vähegi siuksed julged mõtted on siis. Tundub, et asjad lähevad täide ka, nii et suur aitäh sulle, Vaido, et sa toetasid seda kanalit, et sa toetasid seda paadimõtet. Väga lahe. Mul küll ei ole õiget nöörit siin, aga mul on militaar parakordi, et pärast vaatame. Parakordiga, ma arvan, me tekitame siia mingi asja. Ja ma arvan, et me panemegi ta siia kuidagi ette niimoodi. Mõtleme mingi variandi välja. Paneme siia ette ja siis nööriga saab siit lasta. Vat, jube palavan. Teeme kiirelt toimetused ära. Siis saab täpselt maha istuda ja hakata kõik muud tegema. Aga mul on selline parakord ja parakord on teatavasti väga-väga tugev. Kõikidele ilmadele peab vastu. Nii et ma katsun sellest teha ja ma ei teagi, kui pikk see on. See on meil mingi 25 meetrit või. Ühesõnaga ma arvan, et kui ma teen mingi 15 meetra nööri. Sellega peaks jaguma küll. Sest nagunii ma hakkan siit kalda äärest ringi timmima ja seal ei ole kuigi sügav. Saab sellega asja tehtud. No üks 10 meetrit tegime ja ma teen siia hästi lihtsa sõlme. Tulge vaata ligemalt ka. Et kui on laiskasi sõlme tegijaid, nagu mina olen, võtke see hetke siia alla siuke ava sisse. Keerutage seda mõned korrad ja siis tood siit alt ja tõmbata sirgu. Op, ja püsib. Ja niimoodi ta läheb siis praegu. Kõik toimetused tehtud. Ja nüüd tuleb hakata õhtusööki tegema ja ma mõtlesin tükk aega, mis me täna teeme. Aga me teeme nõnda, et mul on see tipitelgi jahi ja mul on see mõnus metallpann. Ehk siis me teeme selle peal. Ja mis me teeme, siis me teeme kukeseene pastat peekoniga. Et tuleb siuke väga mõnus. Elukaaslane mul korjas siis kukeseeni, oli väga tubli. Ja kasutame siis seda tipitelgi ahju ka ära, et mõtlesin, et kui ta juba kaasa sai, siis läheb kasutusse ka. Et teemegi siia tule alla. Ja kuidas ma tuld teen?
teeme siia selle peale, mul on see vanamehe habe, ma olen varem videotes ka rääkinud, see on see samblik, mis kasvab puuokste küljes ja see on väga hea tule alustuseks. Mis me teeme on see, et tõmban tulepulgaga siia peale, maailma lõpuklubis saadub Pökkeri nuga, kui sa ei ole varem videost näinud. Väga hea nuga, mis mind igal pool saadab praegu. Et teeme siia tule sisse ja nii. Ja siis tuleb siia hakata kohe niimoodi asju panema. Ja siis ma tõstan kõik selle krempli tõstan sinna ahju. No vaikselt kogub siin kohe väikest mudru peale, et tõmbaks tule alla. Siit igasugust peent oksa ja kõike. Ja no siit saab võtta ka igast seda kuivanud jama. Aeg käes, et siis süüa teha. Ja enne mainisin, et teeme kukesene pastat, aga kuidas me seda teeme, on lõikan ära selle peekoni, laseme selle pannil pruuniks. Siis ostsin mingit sellist pastat. See on juba siis siuke nii-öelda pasta peekoniga mingis koorekastmes. Siis meil on siin kohvikoort, läheb see peale. Siis kukeseened on, proua praegu peseb neid seal. Kõige lõpus läheb kadakajuust ja siis maitserohelise hakime ka peale. Ja kuidas me maitsestame ta, meil on siin kuivatatud achikat. Siis on selline asi nagu Svanetia sool. Kes ei tea, siis Svanetia on üks piirkond Gruusias. Sealt ma ka selle tõin. Väga siuke teistmoodi omapärane sool, väga maitsev. Siis paneme natukene suitsutatud paprikat ja musta piipart. Ja hakkabki siin see pann ka valmis saama. Mõnusalt juba suitseb seal, et varsti saamegi asjad peale visata. Lõikame sellised ribad. Osad teist on küsinud ka, et miks ma ei näita oma pruuti või miks tema ei ole videotes, siis tegelikult on väga lihtne, et ta ise tahtis kaamera taga olla, on mul õigus. No sa pead jah ütlema. Ega kui sa noogutad seal, siis vaataja ei kuule sind. Jah. Ehk siis põhjus väga lihtne. Tema ei ole võib-olla kaamera ees nii, kuidas ma ütlen, ta ei suuda olla kaamera ees selline nagu mina olen, et üsna avatud ja kõik, et tal kipub kuul kokku jooksma ja siis ta natukene häbeneb ja et ühesõnaga ma usun, et te annate talle selle andeks. Ega kõik ei olegi loodud kaamera ette tulema. Ja noh, mõni on küsinud ka, et kuidas mul see nii hästi välja tuleb, siis tegelikult põhjus on väga lihtne, et võib-olla mõni, kes ei tea, aga ma tegelikult pikki aastaid tegelesin arvutimängude otseülekannetega. Ehk siis ma olen juba harjunud istuma kaamera ees tunde, vahest isegi 24 tundi järjest, mängima, suhtlema. Aga noh, selles mõttes neid YouTube'i videosi tehes nüüd, see on natukene teistmoodi. Aga ikkagi, noh, mul seda kaamera hirmu niimoodi otseselt ei ole ja ma olen juba harjunud seda kõike tegema. Mis mul on, ma ei ütleks, et ta on hirm, aga näiteks kui ma kuskil siin reisidel olen käinud, kindlasti olete videotes näinud ka, siis ikkagi vahepeal on veider, kui selle kaamera on käes, käid ringi, jutustad seal ja siis tänaval 100 inimest vahib sind, siis tekib küll natukene veider tunne, aga see läheb ka üle, et ei ole üldse lugu. Vot. Nii, ma lõikan liha ära. Viskame pannile, maitsestame juba ära ja paneme siis mõne hetke pärast seened ka sinna hulka. Ühe video alt küsiti ka, et ma võiks teha video, kuidas ma oma nuge teritan, siis ega tegelikult mingit erilist tehnikat ei ole, et ma olen natukene laisk noateritaja ja kunagi, kui me Tõnule külla lähme või Tõnu tuleb mulle külla, siis me räägime nugadest natukene täpsemini, et Tõnu võtab kaasa erinevad noad, tutvustab teile neid videos ja räägime siis üldse nugadest ja kuidas, kus mida kasutada. Ja ta räägib kindlasti täpsemini teritamisest, aga minul on väga lihtne. Mul on esiteks selline vesikivi, siin on öelda siis paksema tihedusega pool ja peenemaga, selle teed märjaks ja 45 kraadi all ühelt poolt paar korda keerad kivi ringi, paar korda teiselt poolt. Aga kui ma seda ei kasuta, siis mul on alati varustuses selline asi nagu teemantpulk. Ja teemantpulgaga on lihtne, tõmban ühtpidi, teistpidi, ühtpidi, teistpidi, ühtpidi, teistpidi ja see on nüüd 600 ja teiselt poolt siis tõmbame 400-sega ka 1, 2, 1, 2, 1, 2 ja ta teeb noa päris teravaks tegelikult. Käid mõned korrad üle ja nuga on kohe nagu uus. Vot, et kes küsis, siis sai vastus, et
noa saab väga teravaks timmida, aga samal ajal sa kulutad ka siis tera sellega. Aga ma olen selle teemal pulgaga harjunud ja see teeb päris kiiresti oma töö ära. Paneme liha peale. Ja natukene maitseaineid ka. Liha siin vaikselt haudub, nii Keku, ole hea, viska seened peale. Keku pani seened peale, et edaspidi videos, kui kuulete nime Keku, siis te teate, et tegu mu elukaaslasega, et kas Keku on kaamera taga või toimetab kuskil, nii et siis olete kursis. Oot, aga ta pani seened peale ja las need siis hauduvad siin selles peekoni rasvas. See annab jõle hea maitse siia. Aga niikaua kui see asi siin haudub, meile tuli pakk, ma kohe räägin täpsemalt. Minu väga hea toetaja ja koostööpartner Mototron on mulle jälle saatnud paki. Et kes ei ole kursis, siis mototron.ee, sealt saate igast elektroonikakaupu, autokaupu, matkatarbeid. Seal on kõik olemas ja tihtipeale seal on päris hea hinnaga asjad, et tasub uurida, et mis iganes sul vaja on, tööriistad või autokaubad, et minu arust on väga head hinnad ja ise olen sealt ka silma peale pannud mitmele asjale, mida tulevikus on vaja. Aga nagu ikka, Mototron tahab minu tegemisi toetada ja saatis mulle paki. Ma teen paki lahti ja siis ma räägin teile täpsemalt. Võt mulle väga meeldib, kui inimesed teevad taaskasutust. Täpselt selles samas karbis saatsin mina Mototronile oma tassi ja jälle see pakk on ringiga minuni tagasi jõudnud. Võt, tundub, et seda saab veel siin tulevikus saata kellegile. Ohoo! Ja mis ta meile siis saatis? Nimelt Thermacell sääskede peletaja. Kuna aeg on selline, et sääski ikka jagub, mida kell edasi, seda rohkem neid välja tuleb, siis ma arvan, et see on täpselt selline asi, mis meil ära kulub. Eriti, et me siin nüüd igal pool ringi käime. Tulevikus on beebi ka meiega. Et leppisime juba kaasaga kokku, et võimalikult varases eas me juba harjutame teda looduses ja metsas käima. Nii et praegu me kindlasti seda kasutame, aga kui me hakkame beebiga metsas käima, siis see hakkab väga palju kasutust saama. Aga see on nüüd natukene teistsugune Thermacell, kui mina olen kasutanud. Nimelt minul on olnud selline Thermacell, mis on rohelise käepidemega selline, paned sealt selle asja sisse, gaas käib alt sisse, paned tööle laua peale. Aga see on selline vähe suurem ja mulle tundub, et see tekitab päris hea mulli meile ümber. Mis siin sees on siis? Siin on üks gaasipalloon, üks seade ja 3 sääsetõrjeplaati. Ja mis ta siis teeb on, ta peaks tegema 15 ruutmeetri sisse sellise kaitsetsooni sääsed ära peletama. Et kõik need teistsugused, mis me oleme kasutanud, on päris hästi aidanud sääskede vastu. Ja mis selle pluss on veel on see, et toimeaine on saadud sidruni ja eukalüpti õlist, ehk siis sellist looduslikku vahendit. Paneme ta siia laua peale käima kohe. Ja kuna sääski ka on siin, Keku on natukene juba ära söödud nende sääskede poolt, siis saamegi kohe selle kasutusse panna, et siin on need plaadid, gaasipalloon, see on jah teistsugune, kui mina olen tavaliselt kasutanud. Et ma olen jah nende roheliste käes hoitavatega. Ma natuke näitan ka, kuidas seda kasutada. Et siia alla käib gaasipalloon, siis on selline plaat. See läheb siia peale niimoodi, lükkad siia vahele. Ja siin taga nüüd on selline nagu väike klaas. Nüüd siin all on ka, et keerad, hoiad selle start suunas. Ja kuidas sa tead, et ta töötab, on see, et sa vaatad siit väikesest klaasi sellest sisse ja ta nagu hõõgub seal. Siis sa tead, et ta töötab. Nii, ma keeran. Ja hakkas hõõguma. Nüüd ma ei tea, kui palju seda kaamera pealt jääb näha, sest mul on ikkagi seikluskaamera. Aga jah, natukene ikka näha. Ehk siis ta hakkab sealt sees hõõguma. Ja mis ta teeb, on see, et see alusplaat läheb kuumaks. Ja siis see pealmine sinine osa hakkab suitsema
ja see sääske teile ei meeldi, ta ajab selle kõik siin niimoodi laiali ja tekitab siis mulli sisse ja saad olla siis sääsevabalt. Et minu arust ta peaks ajama parmud ja kihulased ka eemale, aga vähemalt selle teisega on kogemus selline. Nii et väga suur abimees mulle siin looduses käimisele ja suur aitäh Mototronile, kes toetab meie seikluseid. Üle 19 000 toote, päris palju soodushindadega asju ja sealt leiab kõike, mis vaja on. Küpse kaunis pastakene. Kunagi ma ei söönud üldse pastasi, sest et ma olen videotes rääkinud ka, et ma töötasin kokana ja siis kunagi restoranis töötasin, siis ma olin, restoranis on ka ära jagatud, et kes on ala külmaköögi kokk või kes on kuumaköögi ja mingi pool aastat ma tegin ainult pastat. Ja kui keegi tahtis vabal ajal pastat süüa või et ma kokkaks pastat, siis mul oli täielik ei. Aga praegu ma söön hea meelega, sest enam ei pea sellega tegelema. Aga see nädal on olnud üks paras siuke emotsioonide virvarr ja praegu siin looduses ongi hea nüüd natukene oma seda rahu ja kõike taastada. Ja mis siin ikka, tuleb üks oma lemmikõluga võtta, et kes ei tea, siis Tammula vanake ja seda saab siis ainult A1000-st. Ja meie võrratu kukesene pasta on vaikselt valmis saamas. Ma tõstan kohe oma kaasale ära ja järjekordselt, kui muidu alati mina ütlen teile, et väga hea toit ja kõik on, siis täna me teeme niimoodi, et ma lasen kohe kaasa lampsu võtta ja siis tema ütleb teile, mis maitse on ja kuidas maitseb. Nii, valmis. No, kuidas maitseb siis? Väga hea on. Väga hea. Kuuldavasti on väga hea, nii et ma tõstan endale ka ja hakkame sööma. Ja peale seda ma arvan, teeme siia väikse lõkkega ülesse ja ongi täpselt mõnus siin õhtul aega veeta ja istuda. No vot, lõkke vaikselt põleb seal. Ma vahetasin särgi ära, sest eelmine oli nii läbi igistatud. Jätkuvalt, ma ei tea, minul on nii palav, et võib-olla see on lihtsalt sellepärast, et nii palju toimetasin ringi, aga samas väga palav päev on ka olnud, et julm. Et ma ei imesta, kui siin öösel hakkabki kallama, et enne Mürno näitas mulle seda äikesehoiatust, siia see ei jõudnud, aga mine tea, võib-olla tuleb öösel. Aga mis siis ikka, me siin vaikselt veel istume, jutustame ja naudime siis seda mõnusat suveõhtut. Ja mingi aeg me läheme poeme siis telki ära, et siis vaatame seal ka kiire olukorra üle ja kui valgust on. Ega midagi, poeme põhku ära, kell on palju ka juba, 10:30 ja äratus on siis 4:50 ja lähme siis vee peale. No hommik, kell on siin just 5 saanud, päike vaikselt tõuseb ja lähme siis paadiga vee peale ära. Lähme teeme väikse katsetuse siis sellega.
Teeme väikse joogipausi püüdmisest. Üks siuke äraminek oli ka just, ei jõudnud filmida panna. Aga keegi ründas ja liiga kiiresti tõmbasin. Aga nägin, et ujus järgi veel. Viskasin paar korda samasse suunda, aga järgi ei tulnud. Mõtlesingi nüüd, et vahetan vist ridva välja, et praegu mul on see rohuvaba siin küljes olnud. Et võtan selle vähe jämmumaa ridva ja proovin rustikalantidega ka siin natukene, et just nende väiksematega. Vaatame, äkki saab nendega ka mingit asja. Mis see kell on? Kell on meil 6:30. Mõnda aega juba siin tiksunud. Üks võtt olnud. Päike ka tuleb välja, aga muidu paat ise täitsa mõnus. Ütleme niimoodi, et praegu mõtlen, võib-olla oleks pidanud natukene suurema ostma, aga samas see on täpselt selline, kuhu mahub mõnusalt kahekesi ja kui üksinda lähed, siis on ka väga mõnus, et kahes kohas saab istuda. Ahtripeegel olemas, saab siit ilusti mootoriga ringi käiata. Õhk käib 3 kohas sisse, üks osa siin ja 2 osa siinpool, täituvad eraldi. Ja tegelikult mõne sõbraga lähed, siis üks istub siia vööri ja ise istud siin ahtris ja ma arvan, et väga mõnus. Saab kindlasti palju kasutust. Vot, ega ma ei teagi. Tulin sealt põhimõtteliselt terve selle ringi ära teinud. Nüüd olen siin külje peal. Mõtlen, et loobin siit ja siis liigun sealt tagasi. Mul on kala. Siputab. Oi, see vaidleb. Oi. Praegu pole ankruk ka sees. Kus ta nüüd läks? No, näita ennast. Oi, see vaidleb. Oi, see on suur aug. Oi, see on suur aug. Ja nüüd ta on kinni siin. Oi, see on suur. Okei. Keerame peale. Tule siia. Tule kahva sisse. Opatški! Käes! No nii, kohe näitan teile. No, poiss. See vaidlas rohkem vastu, kui asi väärt oli. Mõõdame ta kiiresti ära ka. No, poiss. Mis ta siin teeb siis? Ma praegu ühe käega hoian teda kinni, et kui ta rahmeldama hakkab. Aga kui selle järgi nüüd vaadata, siis lõug 62. Pole paha, ilus. Mul läks nii õnnetult, et kui ma hakkasin teda lahti tegema, siis sain 2 kohta konksu sõrmest läbi, ta ise ka verine. Huvi pärast kaalume ta ära ka. Selle kaalu ma ostsin Vietnamist, kui oli vaja kaaluda pagasit. Üks 645. Pole paha. Rekordaug veel ei ole, aga ajab asja ära. See on üks mu lemmikuid rohuvabasi lante ja toimib alati. Proovime veel siin samast mõned korrad ja siis liigume edasi. Tundub, et hakkab võtuaeg, et igal pool väike sulp, see kõik käib. See eelmine vaidles rohkem vastu. Ma mõtlesin, et nüüd tuleb mingi väga suur, aga täitsa siuke paras poiss. Vaidles küll megalt ikka. Tõmbas sinna rohtu kinni ja ma mõtlesin, et nüüd läheb käest ära ka, aga õnneks jäi külge.
no üsna vaikseks jäi siin. Vahepeal üks äraminek ka. Too ei tundunud eriti suur ka. Ma mõtlen, et mõõduhauk ta ei olnud, aga rabeles lahti, kui hakkasin paati sikutama, et korra tegi hea kiire sõidu, hakkasin sikutama ja siis rabeles lahti ära. Aga ma arvan, ma teen paar viset veel ja siis lähen kaldale ära. Et ega ma hommikul tulin, siis ma ju ei söönud ka. Ja ütleme nii, et nälg võtab silma nägemise ära. Võt. Paat kuivab. Vahepeal oleme pannud siia laua valmis. Kaasa on olnud nii tubli, et pakkinud siin ööbimisasjad kõik kokku. Laseme telgil natukene tuulduda. Ja teeme meie siis ära hommikusöögi, et kõht on päris tühi. Lähen otsin kohe autost, mis ma leian meile sealt hommikuks. Mis mul siis süüa on? Mina teen tatra puderpeekoniga. Siin on mingid täistera küpsised, mingid määret, kohvi. Kaasa otsis endale šokolaadiküpsised ja kartulipüree kanaga. Lisaks tal on ka mingi määrded ja asjad. Teeme kõigepealt talle ära, et talle tuleb vesi hulka valada, läbi segada. Aga minu toit on selline, mis tuleb siia vee sisse panna. Minu tatrapuder on ka siis valmis. Lõhna osas on niimoodi, et ma tunnen mingit head lõhna, aga mingi lõhn on selline, mis hakkab vastu ka. Seest näeb siis selline välja, et ongi tatar segatud peekoniga. Maitseme kohe ära. Ma ei ole varem söönud seda. Noh, kõige hullem ka ei ole. Peekoni maitset on. Siuke kreemine tatar. Pole paha. Nii et sööme ära ja siis pakime asjad kokku. No vot, kõik asjad kuivavad ja meie siis hakkame vaikselt asju kokku pakkima ja täna on selline tegude rohke päev. Tuleb palju asju jõuda veel ära teha. Aga sellegi poolest oli päris mõnus üks õhtu ja öö veetasin metsas ja siis hommikul kalapüük ka. Et selles mõttes läks ju hästi, et esimest korda paadiga peale selle uuega ja kohe oli siis selline hea tulemus ka. Et siin natukene panin veel ta püsti seisma, et jookseks vesi välja, saab kokku pakkida. Et jah, mina väga nautisin. Mõnusalt puhatud, sai head paremat toitu ja nüüd selle augiga ka vist kodus teeme miskit head, et mõte oli teha sükene hapukoore maitserohelise kaste ja siis lihtsalt hauks teha krõbe paneeringus ja pannile ära praadida, et ehk siis vaatame, kuidas õnnestub. Vot, aga ega midagi, näeme juba siis järgmisel seiklusel ja senikaua siis nautige suve, soojasid ilmasid ja olge mõnusad.